Tere tulemast vaatama 134. Patsemi saadet. Mina olen selle saatesarja toimetaja saatejuht Erik Poltovski ja ma kutsuksin teid täna kuulama juttu sellest, mis toimub tuumaenergeetikas, kliimapaanika üleskütmises, natuke võib-olla ka räägime rahast, majandusest ja see kõik viib meid kokkuvõtvalt üleilmse kriisini või sõjaküsimuseni ehk siis otseselt julgeoleku probleemideni ja selleks, et seda kõik arutada, oleme kutsunud täna stuudiosse Rain Epleri, Riigikogu liikme, kes on Keskkonnakomisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni, korruptsioonivastase erikomisjoni liige ja valimisringkondadel Võru, Valga ja Põlvamaal läbinisti Lõuna-Eesti mees. Rain käis meil äsja Kanadas sealse tuumaenergeetika, tuumajaamadega tutvumas, eks ole. Miks just Kanada? Jaa, tere kõigepealt ja aitäh kutsumast. Miks just Kanada? Peamine põhjus on selles, et kui meil ka Eestis, eks ole, räägitakse väikese tuumareaktori võimalikust ehitamisest ja see reaktori tüüp, mida Eestisse praegu kavandatakse või ette nähakse, on just seesama reaktor, mille ehitust kanadalased nüüd alustasid. Ehk et ta on siis suure keevavee reaktori väike versioon, kui nii võib öelda. Ehk et ta on töötav, katsetatud tehnoloogia suurtes tuumajaamades. Nüüd on sellest tehtud väiksem versioon, 300 megavatise võimsusega tuumajaama versioon ja kanadalased on nüüd saanud kõik vajalikud load ja käisime vaatamas ka seda ehitusplatsi, kus juba reaalselt ehitus käib, juba see auk, kuhu reaktor tuleb, see reaktor suures osas asub maa sees. See on kaevatud ja muud tööd ka käivad, nii et kanadalased on täna, ma ütleks, vähemasti läänemaailmas nende väikeste reaktorite ehituses kõige ees, kõige kaugemale jõudnud. Kes tuumateemalisi uudiseid jälgivad, kindlasti aeg-ajalt näevad uutest fantastilistest, innovaatilistest reaktoritest rääkivaid lugusid ja on, eks ole, kas või USA-s mitu ettevõtet, kes erinevaid uue põlvkonna reaktori tüüpe arendavad, aga nende kohta täna ikkagi võib öelda, et need on nii-öelda paberreaktorid, selles mõttes, et need on täna teoreetilised reaktorid, kus küll ma arvan, et teoreetikud, kes on nendega tegelenud, on väga tasemel inimesed ja ma loodan, et ka need uue põlvkonna reaktorid ühel päeval muutuvad, eks ole, päriselt töötavateks reaktoriteks, aga tegelikult see tee, mille kanadalased valisid, et võtame töötava tehnoloogia, ja see on küll USA tehnoloogia, aga ehitamegi ta valmis ja panemegi ta käima ja see Kanada reisi eesmärk oli siis kohtuda Kanadas nii poliitikutega, aga ka näiteks tuumaregulaatoritega ja ka ettevõtetega, kes siis projekteerimise poole pealt, ehituse poole pealt ja ka energia tootmise poole pealt selle reaktori loomisega seotud on, et saadagi infot, et kuidas läheb, mis on plaanid, millised on olnud tagasilöögid ja nii edasi ja tegelikult minu selline võib-olla põhijäreldus sellest nagu visiidi osast on see, et Kanadas nii need ettevõtted, kes on nüüd projektiga seotud, kui ka poliitiline eliit Ontario osariigis eelkõige, sest Ontario energiaettevõte on siis see, kes on nii-öelda reaktori tellijaks, aga energiaettevõte kuulub, eks ole, osariigile. Kõik on väga pühendunud, mulle selgelt tundub sellele, et see esimene omataoline reaktor edukalt valmis teha ja elektrit tootma saada, sest et tegelikult kanadalaste ukse taga on täna piltlikult öeldes järjekord ja see on päris pikk järjekord, et kui me siin Eestis räägime, et ütleme sellises lähema 10-15 aasta perspektiivis võiks ehitada 200-300 megavatise võimsusega reaktorit ja perspektiivis võib-olla 4, siis näiteks poolakad ootavad ka, vaatavad väga tähelepanelikult, mis Kanadas toimub ja kui sealset projekti saadab edu, siis poolakad räägivad 24-st. Et 6 eri kohas 4 tükki, eks ole, siis igas kohas.
Norralased on käinud huvi tundmas, terve rida Aasia riike, mis tähendab, et kanadalased selles mõttes on teinud väga mõistliku otsuse panustada oma sellise ekspordi, kõrge lisandväärtusega ekspordi jõulisele kasvatamisele või selle potentsiaali jõulisele kasvatamisele ja seda oli selles mõttes tore näha, et tõesti püütakse liikuda vähemalt ajagraafikus, aga tegelikult loodetakse, et suudetakse näidata seda, et isegi kogu eelarves olevat raha ei kulutata ära ja kogu planeeritud aega ei kulutata ära ja suudetakse esimene omataoline valmis teha. Kui see juhtub, siis see projekt, see kõik projekteerimine ja ehitus viiakse läbi selliselt, et sellest õppida nii, et järgmiste samasuguste jaamade tegemine nii Kanadas, aga ka mujal maailmas oleks võimalikult standardiseeritud protsess, et võimalikult vähe oleks nii-öelda maa- ja projektipõhiseid muudatusi. Ja selles mõttes, kui nüüd otsida mingit paralleeli ajaloost, siis möödunud sajandi teises pooles prantslased, kui nad nii-öelda oma tuumarevolutsiooni läbi viisid, siis nende edu üks aluseid oligi see, et nad töötasid jaamatüübi välja ja siis nad hakkasid neid jaamasid ehitama ja ehitasidki samasuguseid jaama. Muidugi seal on teinekord geoloogiast tulenev, veidikene tuleb projekti muuta, aga sisuliselt nad kordasid protsessi ja see tõi kaasa selle, et nad suutsid väga kiiresti ja väga mõistliku eelarvega luua oma selle tuumavõimekuse, mis täna tegelikult mitte prantslasi lõid tüüpprojekti ja täna see mitte ei tohida, kui nii võib öelda, ainult prantslasi, vaid ka sakslasi, eks ole, kes on energeetikas nüüd viimastel aastakümnetel teinud ainult valeotsuseid. Nii et mina ka hoian pöialt kanadalastele, et nad oleksid selles edukad. Ja teine asi, mis Kanadas, kus nad on näidanud juba, et nad on edukad, et nendel on suurte reaktorite jaoks on oma reaktori tüüp, nii-öelda kandureaktorid, mis ongi täiesti omaette konstruktsiooniga. Käisime vaatamas ka suurt tuumajaama, kus oli 4 900 megavatist reaktorit, eks ole. Ja kanadalased, mida nad on nüüd suutnud teha, nad on suutnud teha siis nii-öelda refurbishment, mis eestikeelne uuendamine, ütleme, eks ole, vanade reaktori uuendamisi läbi viia ja see on selles mõttes ikkagi väga spetsiifiline, keeruline ja kohati ka ohtlik töö, eks ole. Sa sisuliselt tegelikult võtad vana reaktori tükkideks ja ehitad uue reaktori olemasolevasse tuumajaama ja kanadalased oma kandureaktoritega on näidanud seal, ma ütleks, täiesti nagu hämmastavat edu. Nad on suutnud neid uuendusprojekte läbi viia projekteeritud aja ja raha piires ja isegi kohati alla planeeritud summade on kulunud, mis tähendab, et nad on enda olemasolevate tuumajaamade elu ja nüüd juba oluliselt pikendanud ja neil on plaanis tegelikult nii-öelda ring peale saada ja kõikide jaamade eluiga pikendada. Nii et nende see energiatootmisvõimekus tuumaenergia mõttes on juba hea ja on kasvav. Mida kanadalased ja eelkõige räägin nüüd Ontario osariigist, et ka seal vahepeal tormati juhuelektriarenduste suunas päris hoogsalt minema. Liberaalid üle maailma lähevad hulluks üsna ühtemoodi. Kanadas siis eriti eelistatud variant oli päikesest elektritootmine ja Kanada on ka Põhjamaa, nagu me teame. Ja lisaks ka tuuleelekter. Ja Kanadas, seal samas Ontarios siis jõudis tegelikult see asi ka sellise käega katsutava poliitilise mõjuni, et kui seal olid liberaalid pikalt olnud Ontario parlamendis, eks ole, juhtiv jõud ja selgelt juhtiv. Mälu järgi ütlen 85-87 kohta 140 parlamendist, umbes selline suurusjärk. Siis nad kukkusid 7 peale. Tänaseks on tegemist marginaalse opositsiooni parteiga Ontarios ja ma olin selle kohta lugenud ja ka nagu podcastidest infot kuulnud, nüüd oli hea võimalus siis Ontarios otse poliitikutelt küsida, et kas vastab tõele, et selle languse, dramaatilise languse liberaalide poolt vaadates isegi traagilise languse. Minu poolt vaadates ma ütleks positiivse dramaatilise languse põhjuseks oli tõepoolest see energiapoliitikas tehtud vead ja nad kinnitasid, et eks oli muid asju ka, aga see oli kindlasti see põhiline viga ja nüüd jällegi mõnes mõttes
tänu sellele, mis juhtus, on mitte ainult Ontarios, vaid mulle tundus, et ka riigi tasemel nii liberaalide kui konservatiivide hulgas selline energeetikapoliitika terve mõistus küll koju jõudnud, nagu öeldakse, inimene õpib läbi valu, läbi kannatuse ja Kanada näitel võib öelda, et isegi poliitikud. Et ka liberaalid on aru saanud, et ikkagi tuule ja päikeseenergia ei taga meile seda elustandardit, mida me tahame, et meil oleks. Ja nüüd väga selgelt räägitakse tuumaenergia, ka uute võimsuste, uute suurte jaamade täiendavast arendamisest, aga Kanadas tegelikult kindlasti palju hakatakse rääkima ka sellest, et neil on, eks ole, selline landlocked, ütleme, mitte maalt väljapääsu, mitte oma osariik nagu Alberta, mis on väga fossiilkütuste rikas. Alberta nafta ja gaasivarud on üüratud. Kanadalas keegi ütles fakti, et kui Alberta oleks eraldi riik, siis ta oleks maailma 4. varudega riik. See on nüüd Kanada osariik. Ja tegelikult kindlasti Kanadas hakatakse nüüd aktiivselt tegelema sellega, et need varud muutuksid paremini kasutatavaks. Räägime naftatoru juhtmetest nii Kanada enda pinnal rannikule, kui ka räägime ilmselt ühenduste kasvatamisest USA-ga. Ja nagu sa sissejuhatuses ütlesid, et me selle jutuga jõuame võib-olla ka militaar- ja julgeoleku küsimusteni, siis see Kanada reis pani mind mõtlema huvitavale paralleelile Kanada ja Eesti või isegi Kanada ja Euroopa vahel, et mis Kanadas juhtus? Donald Trump tegelikult mängis auti konservatiivse kandidaadi Boliveri, kes oli ühel hetkel seal 90% tõenäosusega ennustati, et ta võtab valimised, lööb nii kindlalt kinni, kuna Trudeau oli ikkagi viinud liberaalide toetuse põhja. Aga Trumpi eelistus oli Carney. Ime küll, liberaal, eks ole, et miks Trump konservatiivi ei toetanud. Trumpi eelistus oli Carney, eks ta Carneyt tunneb varasemast ajast esiteks ja küllap ta teadis, et Carneyga saab mõistlikult arendada koostööd ka energeetika vallas. Täna on mitu väga nutikat analüütikut, kes jälgivad maailma nii geopoliitikat kui energiapoliitikat ja kelle kirjutistest, kui sa ajas tagasi lähed ja loed neid, saad aru, et nad on päris võimekad oma analüüsides ja nad on infot kõvasti sünteesinud. Nemad ütlevad, et jutt sellest, et rohepööre, et see lõpeb ära Kanadas, aga et näiteks USA poolt lõpeb ära jutt Ameerika Ühendriikide energia, ütleme, domineerivaks jõuks olemisest ja hakatakse rääkima Põhja-Ameerikast kui domineerivast jõust energeetika vallas koos Kanadaga, jah. Ja nii, et sealne suhe tegelikult läheb väga heaks, aga samal ajal poliittehnoloogiliselt on mäng pandud praegu üles niimoodi, et kuigi eravestluses kõik poliitikud sõltumata poliitilisest jõust saavad aru, et mingisugune oht Kanadat ei ähvarda, et Ameerika neid anastama hakkaks. Aga poliitilises retoorikas, kui nüüd rohelised või ka sealsed põlisrahvaste esindajad küsivad, et härra peaminister, et mis siis nüüd saab, et kas nüüd siis nõuded leevenevad ja hakataksegi naftatorujuhtmeid ehitama, ega te ometi siin teate, rohepääret prügikasti ei kavatse visata. Ja vastus, ja seda ma kuulsin seal oma silmaga parlamendis olles, kuna meie riiki ähvardab eksistentsiaalne oht, siis tuleb teha asju, mis aitavad meil riiki tugevamaks teha majanduslikus mõttes ja läbi selle, eks ole, julgeoleku mõttes. Ja siis see huvitav paralleel meiega on, ega meil ju tullakse, eks ole, pulti ja öeldakse, et kes tuulikute ja päikeseparkidega võitleb, on putinist. Või öeldakse, et meid ähvardab oht idast, me peame tuulikuid ja päikeseparke ehitama. Ja muud, Rail Balticut ja kõike, mida meil siin ei tehta. Et ühesõnaga, ütleme, poliittehnoloogiline võte on sama, aga kurb on see, et meil kasutatakse seda valede asjade tegemises. Kanadas kasutatakse seda selleks, et tõesti majandus hästi käima saada, et energiapoliitika mõistlikuks saada ja nii edasi. Aga poliittehnoloogilises mõttes on võte
üks ühele sama. Julgeoleku oht, eksistentsiaalne oht, me peame reegleid korraks eirama ja tegema ära mingid asjad. Sa käisid vaatama seda Kanada uuema tüübilist reaktorit, millal see võiks või elektrijaam, tuumaelektrijaam peaks valmis saama ja kui kiiresti saaksime meie sealt võtta siis seejärel malli, et ehitada midagi sarnast Eestisse? No kanadalased ise loodavad, et 2030 tuleb sellest jaamast ikkagi on elekter turul nii-öelda, et 29 juba valmis ja katsetame, hiljemalt 30 on elekter turul. Ja selle, ütleme, jaama ehitusele eelneb terve, või üldse tuumajaama ehitus, eks ole, väga suur osa sellest on tegelikult, mitte päris tavapärane, aga siiski suure tsiviil ehitusprojekti läbiviimine. Nagu mingi suure infrastruktuuri objekti ehitamine, suure elektrijaama ehitus, et selle, ütleme, südamik on selline, siis selle tuumaenergeetikaga seotud, aga muidu betoonivalu peaaegu sama nagu mõne suure hoone, tee või muu objekti ehitusel, mis tähendab seda, et tegelikult Eestis täna me oleme siin, eks ole, Riigikogus võtnud vastu sellise võib-olla natuke deklaratiivse toetusavalduse, et hakata liikuma tuumaenergia kasutuselevõtu suunas. Koalitsioonipoliitikud on öelnud, et nad loodavad järgmise aasta jooksul saada valmis ja vastu võetud vastava seaduse, mis siis hakkab reguleerima tuumaenergia kasutust. Ülejärgmine aasta 27. Luua siis tuumaregulaatori. See on siis, eks ole, riiklik järelevalve, kes peaks olema sõltumatu, ütleme, alluvussuhte mõttes ka poliitilises mõttes ministeeriumist, kes näiteks korraldab energeetika valdkonda. Elame näeme, kuidas, kuhu ja kuidas see Eestis luuakse. Ma olen kuulnud kuulujuttu, et Keskkonnaameti alla sinna on paar aastat aega, et tuleb silma peal hoida ja püüda saada hea lahendus. Nii et ma tahan seda öelda, et ja siis, eks ole, samal ajal paralleelselt saavad ettevõtjad hakata tegelema keskkonnamõjude hindamise ja muuga, et me ei pea päris ootama nii kaua, et kanadalased said kõik valmis ja töötas ja siis hakkame punktist 0, ehk et me saame mingeid tegevusi hakata juba praegu varem läbi viima. Aga tegemist on suure projektiga, ma arvan, et 2035 on selline ikkagi pigem optimistlik hinnang, et pigem hiljem. Aga teisipidi, kui me ka 2040 juba tuumaelektrijaamast elektrit saame, siis meil ja välistame praegu nii, ütleme siis geopoliitilised ohud, võtame sellise trajektoori, et sellised erakorralisi sündmusi näiteks ei juhtu, et siis me oleme põhimõtteliselt, siis me teame, et järgmiseks 80 või 100 aastaks on meil elekter selles mahus olemas ja tulemas, sõltumata sellest, kas päike parajasti paistab, tuul puhub või ei puhu, on öö või päev, eks ole, et ma usun, et iga järgmine reaktor tegelikult valmib kiiremini, kui suudetakse kinni hoida sellest ja seda me ka kanadalastega arutasime, et nemad omalt poolt nii-öelda seda litsentsi pakkudes ja võib-olla ka mingites osades projekteerimises, võib-olla ka ehituse peatöövõtus tuge pakkudes ikkagi jäävad rõhutama seda, et mida vähem te riigi spetsiifilisi mingeid nõudmisi, eks ole, esitate. Et eks täna poliitilisel tasemel tegelikult riikide vahel räägitakse ka sellest, et võiks litsenseerimises riigid ka rohkem koostööd teha, et vähemalt oma nagu heade partnerite osas usaldada, et kui ühe regulaator on öelnud, et seda tüüpi jaam sellisena on ohutu ja nii edasi, et siis teise riigi regulaatori hakkaks jälle nagu punktist 0 otsast peale kogu analüüsi läbi viima, vaid et vähemalt mingi maani oleks nii-öelda kasutatav teise riigi litsents. Jälle tuleb ilmselt ka nii seadusandluses kui mujal, eks ole, teha selleks luua võimalused, aga minule tundub see mõistlik, et kui see standard töötavat asja saab odavamalt, siis kasutusele võtta. Sa vihjasid, et Eesti võib ehitada koguni 2 tükki neid, kuhu nad ehitatakse sellised? Kas sellest on juba räägitud? Täna on see kaart on täitsa avalikult ka saadaval Kliimaministeeriumi lehel, minu teada on eraldi selle tuumaenergia alajaotus ja täna on siis selline eelvalik, kus on mitu võimalikku asukohta on tehtud, see on kaardi peal näidatud ja seal nüüd jälle siis, eks ole, tuleb astuda
ühel hetkel järgmine samm ja teha siis lõplik valik ära, eks ole, otsustada kuhu sellepärast, et me ju teame, milline on lugu näiteks Zaporižžja tuumajaamaga, eks ole, Ukrainas, mille lihtsalt venelased ära anastasid ja nad ei kavatsegi sealt lahkuda praegusel hetkel. Et kui me ehitame selle ka kusagile, ma ei tea, Sillamäe Kundakanti, siis on mingisuguse Vene agressiooni ajal, nad lihtsalt hõivavad selle ja lülitavad meid sealt välja ja on kõik. No ütleme, mina ei ole militaarekspert, aga kui ma vaatan kaarti, siis mulle tundub, et Eesti ongi umbes nii suur, kui kohati on see rindejoone markeeritud laius Ukrainas. Nii et nagu selles mõttes ma ütleks, et Eestis tegelikult suurt vahet ei ole, kas jaam asub Narvas või Pärnus. Me oleme siiski väike riik, eks ole, et distantsid erinevalt Ukrainast või rääkimata Kanada, mis on suur lahmakas maa, et me oleme nii väike riik, et ma julgen väita, et seal nagu väga olulist vahet ei ole. Okei, konkreetselt rindejoone mõttes kindlasti on vahe, eks ole, et ega aga no Ukrainas on see rindejoon juba kosmosest näha, tähendab see rindejoon on nii tümaks pommitatud, et seal ei ole absoluutselt enam mitte midagi. Et selles osas, ja siin pool naljaga mõne inimesega rääkides, oleme öelnud, et kui nagu üheks riskiks on ka see, et rünnataksegi jaama. Eks ole, et meie idanaaber, ma arvan, on võimeline igasugusteks sigadusteks ja kui me ühe riskina seal riskide tabelis mõtleme, et rünnatakse jaama ja tekitataksegi katastroof, eks ole, tahetakse tekitada. Selle riski valguses, mida lähemal Peterburile see jaam on, seda parem, sest ühel hetkel, kui piltlikult öeldes, kui jaam on täitsa vastu piiri, siis venelane saab aru, et seda rünnakut ei tohi teha, sest Peterburi satub ise löögi jälle. Nendel on siin vahel ka veel Sosnovi. Jaa, Sosnovi por on niikuinii veel vahel. Kas sa tead midagi vesisalvestitest? Seda nimetatakse mingisuguseks selliseks keskkonnahulluseks või kuidagi sedasi, et kliimavõitlus on tegelikult muidugi suur äri, ühesõnaga ehitajate jaoks ja pankurite jaoks ja suur rahade ümberjagamine. Vesisalvesti, mida see endast nüüd tähendab, ühesõnaga kujutab ja kas see on asi, millest tahab tõsimeeli rääkida või? No vesisalvesti on jälle, eks ole, on nüüd välja töötatud termin, et lugu paistaks peenem ja oleks innovaatiline ja tehnoloogiline ja nii edasi. Et tegelikult vesisalvesteid on üle maailma palju, võtame siit mitte väga kaugelt, võtame Norra, eks ole. Sul on fjordid, sul on mäest alla voolav vesi, sa ehitad sinna ette tammi ja sul on vesisalvesti, mida vanasti kutsuti ka hüdroelektrijaamaks. Ma usun, et siiamaanigi kutsutakse hüdroelektrijaamaks, et ongi salvesti, vesi ise voolab, ehitad, ma ei ütle, et see tammi ehitus kerge asi on, aga vähemalt sul on mägi ja jõgi on olemas ja loodus ise kannab seda vett kokku. Nüüd see, kui maailmas siin tegeletakse kahte tüüpi nii-öelda vesisalvesti projektidega, kui selline lai jaotus teha. Ühed on see, et ehitame endale mäe, riikides nagu Eesti näiteks, mis on suhteliselt sellise tasase maaga. Ja teine variant on, et ehitame oru või kaevame augu. Hüdroenergia üldiselt on väga hea, selles mõttes stabiilne, kvaliteetne energia ka võrgu stabiliseerimiseks ja nii edasi. Kliima jaoks puhas, eks ole? Need, kes muretsevad CO2 heite pärast, nende jaoks puhas, jällegi teised ütlevad, suured alad ujutatakse üle. Kui sa teed, eks ole, tammiga sulged seal mingi fjordi vahelise ala, et siis teised jälle ütlevad, et looduskatastroof sisuliselt. Aga kui me selle teema kõrvale jätame, siis meil tahetakse siin soit taastada. Ja meil juba taastatakse. Aga et ja mina olen alati nagu selles mõttes asja lihtsustanud. Kui sul mäge ei ole, või siis nagu ütles vanasti oli see, ma ei mäleta, Eino Baskin või Priit Taimla, et muhk on tagurpidi lohk, eks ole, et kui sul orgu ei ole või mäge ei ole ja kui sa ise pead selle ehitama, siis tegelikult tasuvusanalüüs läheb lõhki. Ja seda näitab ju tegelikult ka see Eesti vesisalvesti projekt, mida nüüd Paldiskisse siin inimesed on aastaid kavandanud, et kaevame merepõhja suure augu ja siis paneme sinna turbiinid ja nüüd, kui elekter on kallis, võtame kaane augu eest ära, laseme vee voolama, toodame elektrit ja siis, kui elekter on odav, siis pumpame selle augu jälle tühjaks, pumpame vee mäe otsa tagasi ja ma nüüd vabandan tõesti, seal on kindlasti
nutikaid ettevõtjaid selles projektis ja muidu arukaid inimesi, aga lihtsalt visuaalis ikkagi paratamatult jälle klassika ehk kilplased tulevad mulle meelde, kus ikkagi vaadake, tirime palgid mäe otsa, siis vaadake, kui hästi nad sealt alla veerevad. Et natuke see paralleel mul tekib. Ma ei vaidle vastu sellele, et kui see auk seal kivi sees valmis on, et siis on niisugune stabiilne asi küllalt, et meri on ja auk, meri jääb ja auk graniidi sees ka jääb ja siis muudkui pumpad teda seal edasi-tagasi. Aga minu jaoks võib-olla kõige selgem nagu selline kinnitus selle kohta, et tegelikult on tegu liiga kalli meetodiga elektri salvestamiseks on see, et vaadake, kui palju auru on need inimesed kulutanud sellele, et riik annaks oma garantii, et ta ostab ära selle kivi. Vaata, kui see projekt oleks energia mõttes hästi tasuv ja kasulik, siis ju teeniks raha sealt küll ja veel ja kivi on ka hea asi, aga siis sa müüd seda ja see on nii-öelda ekstra. Aga täna ütlevad need salvesti ehitajad, et muidu ei saa teha, riik peab garanteerima, et kogu kivi ostetakse, siis ilmselt nad tahavad seal ka mingi hinnagarantii saada, siis nad saavad mingisuguse riigipoolse tagatise või koguni toetuse. Nii et kui ma need kaks asja kokku panen, siis see ütleb mulle, et järelikult energeetiliselt ei ole kuigi hea asi. Kui palju siin taga on sellist Euroliidu rahade väljapumpamise soovi ja võimalikku aferismi. See on peaaegu samasugune lugu, mida me kahtlustame näiteks Rail Balticu puhul, eks ole, ja nii edasi. Ütleme tegelikult kogu see terminoloogia mõistete rägastik, mis on siin tekkinud nüüd sagedusreserv, võrguteenuste turg, ja nii edasi, märksõnu on veel. See on selle tagajärg, kui sa tahad arendada palju juhu elektri tootmist. Sest tõesti päikesest ja tuulest elektri tootmine ongi juhuslik mitmes mõttes. Esiteks see energiavoog ei ole stabiilne ja lisaks siis öö ja päeva vaheldumine, tuleb talv, päikesepargiga pole üldse midagi teha ja nii edasi. Aga nüüd sa kogu seda ebastabiilsust pead millegi stabiilsega siis kompenseerima. Ja maailmas väga palju tehakse seda, et ehitame tuulikuid ja päikeseparke ja kõrvale siis gaasijaamu, eks ole, mis siis tühimikke täidavad. Saksamaa näide näitab meile, et nemad on muidugi eriti hulluks läinud oma energiapoliitikas, et oma tuumajaamad suleti, öeldi, et me läheme tuulest ja päikesest elektrit tegema ja nüüd siis on tagajärjeks see, et tuleb kallilt importida gaasi ja gaasijaamadega elektrivõrku elus hoida, lisaks ka pannakse põlevkivi ahju niimoodi, et küll ja veel, sest et ainult tuule ja päikesega ei vea välja, akutehnoloogia täna selline ei ole, mis võimaldaks tööstuslikul skaalal elektrit salvestada, et sul tuulevaikse aja sa saaksid akude peale üle elada. Ja mida ma olen ka Riigikogu kõnetoolist öelnud, et kui sa ehitad endale kas fossiilkütusejaama või tuumajaama, siis sinna kõrvale sul ei ole vajadust ehitada näiteks tuule- ja päikeseparki. Ega ka akusid. Hea küll, mingil määral akusid võib-olla ei tee paha, aga kui sa nüüd ehitad tuule- ja päikesejaamasid, siis sul ei ole pääsu sellest, et sa pead kõrvale ikkagi tegema midagi, mis esiteks stabiliseerib seda hüplikku elektritootmist ja mis tagab sulle baaskoormuse, eks ole, et ja nii lihtne see võrdlus ongi. Kui sakslased, kes on tuntud kliimafanaatikud, eks ole, nagu praegusel hetkel ka juba ise vihjasid, on kütmas kivisütt, kusjuures suhteliselt ebakvaliteetset saksa pruunkivisütt ahjudesse, eks ole, siis mis keelab meil Eestile minemas sakslaste juurde, kes on Euroopa Liidu peamootor ja peajõud, eks ole, otsustama neile õlale ja küsida, et kuulge sõbrad, et kui teie nüüd siin sütt juba kütate, no mida asja, me paneme puhastusfiltrid peale, eks ole, oma põlevkivijaamadele ja hakkame ka põlevkivist elektrit tootma. See on palju kindlam tulemus. Ei takista miski ja tegelikult, ütleme, inimene, kes pealiskaudselt asjale peale vaatab, ütleks, et tehke aga meid eristab Saksamaast ja ütleme kogu sellest Euroopast, kes jäi teisele poole raudset eesriiet võrreldes meiega,
eristab see, et neil on ikkagi akumuleeritud kapitali päris palju, et nemad, kui nemad lolliks lähevad, siis tükk aega tavaline inimene veel peaaegu ei saa arugi, sest et sul on ikkagi reservi, sul on kogutud rasva, mis võimaldab sul lollust pikalt kinni maksta. Muidugi sakslastel mulle tundub, et hakkab selle rasvavarud ikkagi hakkavad jõudma kriitilise piirini, sest et Saksa tööstus on langenud nüüd juba mõni aasta järjest, eks ole. Saksamaa tegelikult oli ehitanud oma majanduse üles tööstusele, mis põhineb odaval Vene gaasil. Muinasjutt seal kõrval rääkis roheenergeetikast ja millest kõigest veel. Et nendel hakkab ka juba kriitiliseks täna minema see hullusega tegelemine. Nii et Saksamaalgi, ma arvan, varsti jõutakse selleni, et tuumaenergia ikka ei ole paha ja nii edasi. Et selles mõttes see on nüüd meie erisus, et sakslased panevad kivisüüt tahju ja rahulikult maksavad seda CO2 kvoodi hinda ja silm ka ei pilgu. Ja kuna Saksamaa on elektri mõttes suures defitsiidis, siis nende elektri hind on nagunii juba kusagil kosmoses, eks ole, et nendel on seal 350-400 eurot megavatt-tundi, ei ole midagi, on pigem tavaline hind. Mis tähendab seda, et see kivisööjaam, nende oma hind, kasum ja CO2 kvoot ja siis ikka pääsed veel turule, sest kõik, kes midagi elektri mõttes turule suudavad pakkuda, on väga teretulnud. Ja loomulikult siis vahepeal ikkagi tuul puhub ja tuulikud pakuvad nullhinda ja siis peab kivisööjaam seisma. Ja see tegelikult saaste mõttes ei ole hea, kui sa neid jaamasid üles alla kinni lahti piltlikult öeldes lülitad. Nii et see on meie erinevus, et ütleme, kui me jookseme rikka lääne hullusega kaasa, mida meie koalitsioon praegu väga agaralt teeb, siis meil jõuab see valu väga kiiresti kätte. Et nõukaajal öeldi, et täidame, Eestis täidetakse saksa täpsusega hulle Vene seadusi. Võib öelda, et me täidame ka saksa seadusi hullu Vene järjekindlusega. Tead, võib-olla isegi on nii, et vanasti oli see ütlemine, et saksa täpsusega Vene seadusi, jah. No nüüd ma ütleks, et selle sama saksa täpsus, eestlased on tublid ja järjekindlad, selle sama saksa täpsusega nüüd Brüsseli hullumeelsust viiakse ellu, olgu see energiapoliitikas või muus. Ja praegu vähemasti ametlikus retoorikas ei ole näha, et see hulluse tootmine Euroopa südames lõppeks. Aga taustal muidugi tegelikult von der Leyeni maa põleb juba natuke jalge all vähemasti servast ja pinged ka Euroopas kasvavad, nii et mina arvan, et pigem varem kui hiljem juhtub see, et mõned hulluse projektid ikkagi pannakse kinni. Üks kurb mõte, mis läbi pea siin paar päeva tagasi käis, oli tegelikult see, et mõnes mõttes see Euroopa, see liberaalne poliitiline eliit on ennast nii nurka värvinud oma kogu selle rohepöörde ideoloogiaga ja ka ma ütleks selliste sotsiaalsete eksperimentidega sugude vallas ja kõiges muus, eks ole. Et sealt kuidas sa sealt tagurdad välja ja nägu säilitades. Nii et mõnes mõttes neil ei olegi muud võimalust, kui et pidada Euroopas maha üks suur sõda. Sest vaata, siis sa saad justkui alustada puhtalt lehelt. Ja ma ütlen, see on mõnes mõttes ülispekulatiivne, aga tegelikult on teatud poliitikad jooksnud selgelt tupikusse kinni. Ja sellises olukorras ütleme, maailma ajaloos on järgnenud näiteks revolutsioon, kui me, eks ole, riigi põhiseid asju vaatame, nii et see oli päris selline hirmus mõte, mis peast läbi lendas paar päeva tagasi, et kui niimoodi püüda kuidagi natuke küüniliselt ja mõnes mõttes kuidagi pragmaatilise loogikaga sellele olukorrale otsa vaadata, siis isegi von der Leyen saab aru, et ta ei saa lihtsalt nüüd ühel päeval astuda sinna, et State of the Union kõne pidada ja öelda, et kallis inimesed, andke mulle andeks, ma tegin vea, rohepööre on vale,
kõik see sotsiaalsete alusnormide ja mõistete ujuma ajamine, segi pööramine on vale. Ma sain oma veast ja islami import, et see on olnud vale, ma sain oma veast aru ja asume nüüd pöörame 180 kraadi ringi, läheme. Noh, nii, seda, ta saab aru, et ei ole võimalik teha. Kallistamine lepime ära ja kõik läheb edasi, eks ole. Aga jätke mind ikka juhiks. See on esimene ting, loomulikult, eks ole. Seda on jube kurb täna just kuulata, sellepärast, et meil on täna, kui me seda salvestame, on Eesti lipupäev. Peaksime olema pidulikud, aga valitsus on meil selline, et lipu külge tuleks siduda mustad lindid. Ma nüüd praegu provotseerisin siin jälle, mis sa kostad selle peale, minu sellise niisuguse... Ja no mina ikkagi siiski vaatamata kõigile, et vahepeal tuleb ka kurbasid mõtteid pähe, olen optimistlik inimene ja ütlen seda, et ega Eesti riik on ikkagi meie kõigi riik ja ka ajal, kui valitsus on kehv ja ma arvan, et praegune valitsus on tõesti rekordiliselt kehv, et nii halba valitsust võib-olla Eestil ei olegi kunagi olnud. No aga seda enam tuleb teistel vastu pidada, oma õunaaeda nii-öelda tuleb ikka harida. Eesti lipupäeva tuleb kindlasti tähistada, lipud välja panna ilma mustalindita, sest ega Eesti riik on ju väikene ime. Me oleme miljoniline rahvakild natuke peale, räägime siin, vaidleme Riigikogus oma enda ainulaadses ema keeles, teeme saadet, kirume valitsust, kõike seda saame teha eesti keeles ja see on suur väärtus, mida hoida. Ja loodame, et me saame sellest valitsusest õige pea lahti ja saab elu jälle paremaks minna. Me rääksime enne saate salvestuse algust sinuga natukene ka vesinikuenergiast, ühesõnaga, et kui perspektiivikas üldse on vesinikuenergia. Siin räägitakse maailmas sellest, et jaapanlased said valmis vesinikumootori ja siis hästi suure aplombiga tutvustatakse seda umbes niimoodi, et Elon Musk eksis oma Teslaga tähendab elektrimootorid, unustage kõik ära, kõik läheb kohe vesiniku peale. 3 suurt firmat tegelikult muidugi. See äratab usaldust. Toyota, Subaru ja Mazda lõid selle mootori, mis on täiesti imelugu. Öeldakse, et see on täiesti ohutu, just nimelt toonitakse ohutu vesinikumootor, sellepärast vesinik, nagu kõik teavad, on üks hästi ohtlik, kuidas seda nimetada? Aine, jah, ühesõnaga, mis võib plahvatada, mille peale siis teravkeeled juba ütlevad, et tehke tankid vesinikumootoriga, siis saab suurt pauku. No mis ma oskan öelda, ega teadusuudiseid, optimistlikke teadusuudiseid saab lugeda iga päev, vaatad, imestad, mõtled, vaata, kus tegid asja, eks ole, et Tont seda teab tõesti, nagu sa ütled, suured firmad pika eduka kogemusega ja nüüd ütlevad, et nad on teinud sellise asja, mine tea. YouTube'is saab seda dokfilmi, saate vaadata, otsige üles, pange sinna doksigi sisse Toyota, Subaru, Mazda ja vesinikumootor. Aga ma ei ole seda näinud ja selles mõttes ei ole ka vesiniku teemaga süvitsi kursis, küll aga kui me räägime sellisest mõistest, nagu ütleme energeetiline tasuvus, et kui sa võrdled mingid energiaallikaid, mida sa siis kasulikuna saad kasutada mingi töö tegemiseks, näiteks auto edasi viimiseks või tehase käivitamiseks, eks ole, et siis me saame rääkida sellest, et mitu ühikut sa pead kulutama, et saada mingi hulk ühikuid kasulikku energiat. Et kui me räägime näiteks tuumaenergeetikast, siis seal ja jälle erinevad analüüsid seal natuke kõiguvad, aga ütleme selline kordaja on 80 kuni 100, et sa kulutades ühe ühiku energiat saad vastu 80 kuni 100 ühikut kasulikku energiat, ülikasulik ühesõnaga. Nafta kusagil 60 on ta olnud kunagi, nüüd ta on alla tulnud, kivisüsi 40-50 ja nii edasi, eks ole, kasulikud fossiilkütused, see, et ta kätte saada ja kasutatavaks muuta versus see, palju sa sealt siis energiat saad, väga kasulik. Vesinik on selles osas, vesinik ise on selles osas nii-öelda negatiivse tasuvusega, ehk et ta nagu kahjumlik, et sa pead kulutama rohkem
energiat, kui sa pärast saad kasulikult kasutatavat energiat vesinikust. Lisaks vesinikuga on probleemid tema transpordil, just sama ohtlikkuse küsimus, ka küsimus sellest, et kui me räägime näiteks tänastest gaasi jaoks mõeldud torustikest, et siis vesinik lekib nendest. Selles mõttes, et kõik ühenduskohad tihendid, et nad, kui nad ei ole nii-öelda vesiniku jaoks tehtud, siis vesinikku seal nii-öelda purgis hoida on oluliselt keerulisem. Ja taad plahvatusohtlik. Ja et nüüd ongi siis see, et labori tingimustes teed auto. Katsetuste jaoks on kindlasti mingi ökosüsteem olemas, kus sa saad selle vesiniku elemendi ja toota ja nii edasi. Aga et nüüd suures mahus siis kusagilt seda vesinikku hakkaks tulema, selleks peaks suures mahus olema siis mingisugust energiat kusagil üle. Ja siis nüüd ongi siis küsimus, et kas ehitada hästi palju rohkem tuumajaamasid, kui me nii-öelda elektrit igapäevaselt ära kasutame, tööstuses või tänapäeval nüüd, eks ole, andmekeskustes ja mujal. Ja siis ülejäävast elektrist teha vesinik. Et siis, kui sul on nii-öelda midagi on ülejäägiga ja läheks muidu raisku, et siis ei ole vahet, et teda nagu vesiniku tootes ka raisku läheb. Aga veel kord, see on nüüd see osa saatest, kus ma ütleks, et kõik kuulajad ma kutsun üles, kes juba teavad või kellel tuli mõte, et uuriks seda asja, et siis lisage kommentaaridesse või saatke kirja teel oma arvutused ja nii edasi. Et see oli minu selline võib-olla mõningane spekulatsioon selle info põhjal, mis mina vesiniku kohta lugenud ja uurinud olen. Mille siis Toyota, Subaru ja Mazda lõid, tõenäoliselt see ei ole see mootor, kuhu valad pange ka vett sisse ja see lahutab ise selle H2O, H2O-ks. See oleks liiga ilus, see tunduks liiga ilus. See oleks liiga ilus, jah. Et seda, isegi kogu oma optimistlikus meelelaadis, seda ei tahaks hästi uskuda. Räägime ühel teemal veel. Meil on siin väga huvitav sõnum tuli ajakirjandusest, peavoolumeediast. Et öeldakse, et mullu jäi riigieelarvest kasutamata 1,71 miljardit eurot ja sellest 581 miljonit on suunatud selle aasta eelarvesse. See on nüüd 1,071. Tähendab 1,71 miljardit eurot. Jah, jäi kasutamata ja sellest suunati 581 miljonit tänavuse aastas eelarvesse. Ja samal ajal see sama valitsus, kes selliseid asju ütleb, et meil nagu ei suudeta raha ära kasutada, kannavad ühest aastast teise üle poole miljardi euro, maksustavad Eesti rahvast aina uute maksudega, laenavad raha, eks ole, koorivad rahvast, see on otsus mõttes paljaks, ühesõnaga, neil on raha tegelikult küll, mulle tuletab see meelde juba Ukraina näljahäda, kui Nõukogude Liit 30 aastate alguses korraldas holodomori Ukrainas ja pärast tuli välja, et laod olid tegelikult sel hetkel vilja täis, kui inimesed ümberringi surid. Ja. Jah, see sõnapaar on siis ülekantavad vahendid, riigieelarve ülekantavad vahendid. Ja seda on nüüd siin, ma tean, rahanduskomisjon, me ise sinna ei kuulu, olen asendusliikmena paar korda käinud ka seal kuulamas mõnda ministeeriumit. Selle juurpõhjus on see, et alati kui eelarvet tehakse, siis ametnike ja selline ministeeriumi loogika ütleb, et kraba enda kõhu alla nii palju raha, kui saad. Ja siis pärast vaatame. Ja siis meil on see niinimetatud tegevuspõhine riigieelarve. Et see on selline moodus eelarve kokku panna, kus keegi ei saa aru, kuhu raha tegelikult kulub. Et seal on terve rida loosunglike nimedega tegevusi, elanikkonna turvalisuse tõstmine. Aga siis küsid, et palju, et ma tahaks Riigikogu liikmena aru saada, et kas midagi palkadeks, midagi ehitatakse või et kuidas see jaotub, siis hakkab asi juba hämaravaks minema. See selleks. Iga ministeerium nüüd mõtleb välja terve hulga tegevusi koos oma allasutustega ja lubab need ära teha, aga see on aastaid kestnud, et oma võimekust hinnatakse üle. Ja paralleel tuues on põhimõtteliselt see, et kui sul on 3 koppa, sul on ettevõte, sul on 3 koppa, ja siis sa küsid raha töömahus, mis oleks selline 6 kopa, 6 on liialdus, ütleme 4 kopa
aasta töö, eks ole. Ütled, ma teen 4 kopa töö, aga tegelikult sa tead, et sul on 3 koppa, noh, sa ei saa, isegi kui kogu aeg 3 koppa töötavad, 4 kopa tööd ikka ära ei tee, sest noh, 4 koppa suudab rohkem teha. Ja noh, ministeeriumid põhimõtteliselt toimivad niimoodi, et nad krabavad riigieelarves noh, erinevate tegevuste alla seda raha nii palju, kui siis õnnestub eelarve läbirääkimistel seda krabada ja noh, ma ütlen, ja see loogika kõik tuleneb mõnes mõttes ka poliitilisest tasandist, eks ole, Eestis on tavaliselt koalitsioonivalitsused, noh siis kui keegi ütleb, ma ei tea, siseministeeriumi haldusalas, et ma teen nüüd sellise asja ära, ma ei tea, loon merepääste võimekuse või midagi, selleks mul kulub nii palju raha, siis kohe koalitsioonipartner vaatab, oi, selle erakonna minister nüüd sai seal 100 miljonit, ma pean ka nüüd 100 küsima. Noh, et see veel toetab seda nagu, et kõik siis üritavad, noh kuskil tuleb ikkagi lõpuks mingisugune piir vastu, et päris kosmosesse ei saa minna. Ja siis tekib olukord, et aasta lõpus tuleb taas tõdeda, ei suutnud nii palju teha. Ja siis me jõuamegi olukorda, et enne oli kõik puudu, nüüd on kõik üle, eks ole, nagu siin oli just hiljaaegu uudis, et õpetajate või oli see eestikeelsele haridusele ülemineku või oli õpetajate palkadega, et raha oli puudu ja see aasta lõpus tuli välja, et mitukümmend miljonit jäi üle. See tuleb üle edasi kanda. Ja ma olen vaielnud kunagi sotsiaalmeedias selle teema üle ka ühe inimesega, kes ütles, et tegelikult see ei aitaks noh, meil midagi. Noh, mina väidan, et küll ta aitaks. See ühekord, sa saad ühe korra seda teha. Aga kui me ühe korra sellest õhust nii-öelda eelarve tühjaks laseks, siis me tõmbaks baasi sinna kohta, kus me ütleks, et noh, meie kulud ja tulud on vot sellises suurusjärgus, mitte miljardi võrra suuremas suurusjärgus. Ja vot siis vastu seda me peaksime vaatama, kui palju meil on vaja maksu koguda, kui palju meil on vaja laenu võtta ja nii edasi, eks ole. Aga noh, täna veel ei ole, tundub, noh, rahanduskomisjon Riigikogus tegi nüüd siin kõvasti vaatas ja justkui rida-realt siis uuris iga ministeeriumi käest, et noh, mida ja kuhu kulus ja noh, ma ütlen nendel paaril komisjoni istungil, kus ma käisin asendusliikmena kuulamas, ega ministeeriumi ametnike jutt on see, et ei, noh, see ainult näib, et see on üle. Tegelikult meil on puudu ja meil on veel rohkem puudu isegi kui see ülejääk, nii et see on selline võitlus mitmekümne pealise lohega ja see nõuab väga suurt tarmukust, et öelda, et vot nüüd jõudis kätte see aasta, kus me tegime selle asja puhtaks, tõime riigieelarve baasi jälle sinna kohta, mis vastab noh, tegelikkusele, meie tegelikule võimekusele ja ma arvan, et sealt selline surve, et peaks kogu makse tõstma, uusi koormisi panemine edasi, läheks ka oluliselt väiksemaks. Ministeeriumitel tuleks sellisel juhul need rahad üldse ära võtta, tähendab, mida salves või kasutada ei jõua, olete üle nõudnud seda võib vaadata omamoodi aferismina, nagu sa selgitad, eks ole, siis võetakse järgmise aasta eelarvest selle võrra raha vähemaks. Kõige lihtsam modus. Eks ole, ja anname kuidagi viisi mõelda välja mingisugune noh, enam-vähem mõistlik süsteem, et anda nendele ametnikele, kes seda asja teevad, näpu pihta. Ja see oleks mõnes mõttes lihtne, ta oleks ühekordselt kindlasti paljudele valus harjutus ja ma kujutan ette, et noh, mõni laast ikka lendaks, sest noh, eks ole, seal kuigi palju on mingisugust raamatupidamislikku probleemi, et noh, piltkudes töö tehti ära, arve maksmine jäi uude aastasse, eks ole. Nendest ametlikult tulemuspreemiad igasugused või ära võtta, eks ole, ja need asi. Et ühekordselt ütled, nüüd järgmise aasta eelarve on selle aasta eelarve miinus ülekantavad vahendid ja noh, võib-olla pluss mingisugune inflatsiooniline korda, noh, ja siis sellest järelenud summale paneme noh, võib-olla seal 3% otsa, 5%. Ja ma arvan, noh, elu läheks kindlasti paremaks, sest ta paneks juba ministeeriumid nagu teistmoodi asja vaatama. Tooks mõistusele natukene, eks ole, on ju. Et mingid meetmed tuleb igatahes Eesti riigis ette võtta, et selline asi ära lõppeks. Ja eriti hull on see, et kõige selle asja taustal tõstetakse inimestel pidevalt makse. Mul ei ole kahjuks seda lehte kaasas, kus on pikk nimekiri, 26 positsiooni. Jah, Postimehe artikkel. Jah, et kus on see välja toodud, millised maksud meil sel aastal ja kui palju tõusevad. No seal on maksud, siis on lõivud ja muud koormised ja noh, jälle kui me jõuame nüüd lõpetuseks tagasi energeetika juurde, siis kõik see retoorika, mis Reformierakond on nüüd öelnud, et kõik need võrguteenused, stabiliseerimine, reservi hoidmine, kõik need kulud, seda ei maksa maksumaksja, seda maksab tarbija. Noh, elektri puhul saab võrdusmärgi tegelikult sinna panna, et tõesti üksikuid inimesi me leiame kusagilt võib-olla Eesti metsadest, kes elektri vabalt elavad, aga kõik maksumaksjad on tarbijad ja vastupidi, nii et
et see on ka osa sellest täiendavast koormusest, mis tegelikult inimeste õlgadele langeb. Aitäh, Rain Epler, et tulid Civis Patsemi saatesse kõigest sellest meile rääkima. Aitäh kutsumast. Ütleme niimoodi, nagu ütles Martin Helme, et valige konservatiive, siis saame Eestit muuta. Aitäh, et vaatasite. Me kohtume teiega taas jälle nädala või 2 pärast, siis kui tekivad uued teemad, seniks teile kõik head ja bye.